Nii. Oi, tervist! Tervist! Mina tutvustan, mina olen Sander, mina enne helistasin sulle ja saatsin sulle kirja ka, et millal me kohtume. Mul on Eesti geoloogi särk seljas, et ma olen Eesti geoloog, aga mina töötan Eesti Loodusmuuseumis geoloogia osakonna juhina. Võib-olla kõigepealt teemegi väikse tutvustusringi, et kes see Eesti geoloog siis hetkel seisuga, kes siin on. Meeldib tutvuda. Mina olen Kristiina, mina siis tegelen veeteemadega, et geoloogiaga seonduvalt siis põhjaveega, aga olen laienenud veel ka siis pinna- ja merevee peale, mis ei ole enam nii otseselt geoloogiaga seotud, aga siis see on minu fookus. Mina olen Aivo ja ma olen ka geoloog ja mina olen sellest pundist praegu hetkel, kuna Hardi ei saanud tulla viimasel hetkel. Ma olen nagu see, kes praktiliselt nagu riigile siis SKP-sse nagu midagi panustab ka ehk rakendusgeoloogia pool. Aga varases nooruses ehk ülikoolis olen tegelenud ka peaaegu sarnase asjaga, nagu sinu töö oli. Nii et ongi lühidalt kõik. Just tahakski öelda, et palju õnne, Maria, sa oled osutunud valituks selle aastase Eesti geoloogia eripreemia saajaks. Me leiame sulle võimaluse siis lähiajal üle kanda ka preemiasumma, milleks on 350 €. Suured tänud, et see on väga suur au ja ma olin väga meeldivalt üllatunud, kui ma nägin, et mulle osutus selline, ma sain sellise eripreemia, et selline. Nii et ühel oli sünnipäev ja samal päeval ma sain teada selle, nii et 2 meeldivat sündmust korraga oli, mis tuju oli väga hea, eriti praeguses olukorras. Siit üks küsimus tulebki tegelikult, ei olnud plaanis kohe seda esimesena küsida, aga et kas sa üldse nagu teadsid, et siuke oht nagu siin nurga taga varitseb, et Eesti geoloog mingit auhinda välja annab, et tegelikult see on meil 3. aasta vist juba. Kas sa teadsid, et siuke üldse võimalus on? Ma teadsin, et on need põhipreemiad ja on ka mingisugused eriauhinnad, aga täpsemalt millised, seda ma ei teadnud. Et selle kohta ma siis ei leidnud mingisugust infot või ma ei otsinud arvatavasti piisavalt põhjalikult. Aga jah, see üllatus. Kui sa oma tööd kirjutasid, et kas sa üldse mõtlesid selle peale, et sa võiksid ka mõne auhinna saada või see oli hoopis nagu teine? See ei käinud mõttest läbigi? No, ma küll mõtlesin, et võiks saata sinna uurimistööde konkursile, et väga tore oleks, kui ma saaks, aga nagu see ei olnud mu põhieesmärk. Et mu põhieesmärk oli see uurimistöö ära teha ja mingid tulemused saada. Aga see lisapreemia, see oli lihtsalt boonus sellel kõigel. Kas selle eest pannakse koolis hindeid ka ja mis hinde sa said selle uurimistöö eest? Ja selle eest ma sain 97 punkti 100. Nii et jah, päris hästi rääkis sellega. Ja mind on alati huvitanud, ma olen nüüd mitu aastat käinud ka sellel lõppvooru võistlusel, mis on olnud ERMis või siis lauluväljakul, see aasta kahjuks ei toimunud. Seal ma olen tavaliselt postrisessioonides kõiki osavõtjaid röstinud ka, aga ma võib-olla täna siin ei hakka röstima otseselt, sest et täna on nagu juba see järgnev, aga mind on alati huvitanud, kui kaua selle tööga aega võtab, et millal sa selle tööga alustasid? Ma alustasin üle-eelmise aasta kevadel ja lõpetasin eelmisel aastal, just aasta tagasi. Et siis umbes aastake läks. Kevadel ma töötasin läbi erinevaid materjale, lugesin, mis asjad üldse varvid ja tutvusin teemaga ja andmetega ma hakkasin tegelema, või piltide editimisega ma hakkasin juba suvel tegelema ja siis aasta jooksul õppetöö kõrval niimoodi tegin palju jõudsin, aga valmis sain ta õigeks ajaks. Kas ma võin täpsustada, et kas sa oled praegu 11. klass või 12? Ma olen praegu 12. klass. Aga sa ühesõnaga tegid selle 11. klassi jooksul tegid selle töö. Okei, ma mõtlesingi just, et tegevust 12. klassi kõrvalt seda nii-öelda. Kas üldse lõpueksamid see aasta toimuvad? Ma ei tea, see on täiesti teine teema, aga nagu... Praeguse seisuga peaksid toimuma. Nii et kui 15. maiks mingeid suuri muutusi pole toimunud, siis toimuvad.
aga need toimuvad ka nii, et 10 inimest ühes ruumis, kõigil on maskid ees ja võimalik käsi pesta ja defained kõik on, riik võimaldab seda kõike. Aga okei. Kui eksamitest räägime, et ma tahtsin küsida, et mis eksameid sa valisid, mis valida sai? No eesti keel matemaatika on lai muidugi ja siis koolieksamiks on mul keemia. Kuna keemia ma mõtlesin vahepeal, et miks ka mitte meditsiini minna ülikooli edasi õppima ja selleks on vaja keemiat natuke meelde tuletada. Siit tulebki selline vanaemalik küsimus, et ma saan aru, et sul on juba mingid mõtted ülikooliga, et... No mingid mõtted on, aga praegu pole mitte midagi nii nagu 100% kindel, eriti praegu selles olukorras. Ega mingid mõtted on, aga vaatab, mis saab. Ega me siin pikalt turgitsema ei hakka selle teema. Aga tulles selle uurimistöö juurde, et sa alustasid üle-eelmisel aastal millalgi juba, aga kust need teemad tulevad, et kust sa tulid selle peale, et võiks midagi taolist teha, et kas see tuli kuidagi ülikooli kaudu, kuidas see teema tuli? Mul oli endal selline lugu, et endal häid ideid ei olnud ja siis TalTechi kodulehel oli välja pandud erinevad teemad ja siis ma kirjutasin ja kuna see teema tundus huvitav, siis kirjutasin neile ja siis nii see juhtuski. Kuidas see nagu teema sind kõnetas? Mis see täpsemalt oli seal? No üldse, kuna kliima on 21. sajandil vägagi aktuaalne teema ja siis midagi ka siis setetega ja see kõik koos tundus huvitav esmapilgul ja siis lihtsalt kõige huvitavam teema nende seast, mis seal tollel hetkel välja oli pakutud. Kas see nagu tundus ka, et see võiks olla natukene nagu geoloogia ka, et see varvide uurimine võiks olla päriselt geoloogia? Kui ma seda teemat lugesin, siis ma esimest korda üldse kuulsin sõna varv, nii et see oligi minu jaoks natuke uudne, aga ma sain aru muidugi, et midagi tuleb ka geoloogiaga, mingi teema seal geoloogiaga tuleb. Ja. Ehk siis sa leidsid selle teema tegelikult ise üles ja läksid siis, kirjas on geograafia õpetaja juurde ja siis kuidas see nagu õppejõuga koostöö, sest ma siin, kui me need töid läbi lugesime, neid töid oli päris palju, eks igaüks luges nii palju, kui vajalikuks pidas, aga mina lugesin päris palju. Ja siis vaatasingi, et okei, TTÜ ja et koostöö õppejõuga, et ta oli sind, mul ei tule, ma ei saa praegu tsiteerida, mul pole seda paberit ees, aga mingi hindamisleht, mis õppejõud andsid, või nagu need juhendajad andsid, et seal oli siuke, ma nüüd praegu vaba sõnastan selle asja, et see oli kirjas umbes nii, et ei vajanud väga juhendamist. Sander, äkki parandad, kas oli mingi? Ja, see oli rohkem koolipoolne juhendaja. Mul oli siis 2 juhendajat. TTÜ-poolne juhendaja, tema kontrollis rohkem sellist geoloogia osa ja seda sisu, aga koolijuhendaja vaatas pigem seda vormistuse poolt igaks juhuks üle, et sisu ja seda andmetöötlust ma tegin ise. Ja koolipoolselt juhendajalt ma ei vajanud sellel suhtes väga abi ja tema lihtsalt luges läbi. Tema arvates oli kõik väga hea ja töötasin tema arust iseseisvalt. Selle hinnangulehe täitis ainult koolipoolne juhendaja. TTÜ-poolne juhendaja seda ei täitnud. Okei. Aga kui me tuleme nüüd selle töö juurde, et algul köitis see teema sind, kas ta nagu vedas lõpuni välja? Et kas see oli nagu see, ma nagu isiklikult ma ütlen, et vaadates neid andmekoguseid ja neid kõveraid, mida sa püüdsid seal kokku ajada, siis ma tundsin nagu seda valu. Et minu enda magistritöö nägi umbes samasugune välja ja mul oli umbes ma tegin hästi suure kõvera, mida ma kutsusin superkõveraks.
eks ühel hetkel oli ka siuke tunne, et issand, mul on veel vaja teha, et kas ükskord saab läbi, aga ma tegin lõpuni ära ja ma olen enesega vägagi rahul. Aga muidugi oleks saanud mingeid asju paremini teha ja veel põhjalikumalt teha. Näiteks need heledad ja tumedad kihid eraldi veel mõõta ja siis seda analüüsida ja seda kõike saab veel edasi arendada. Aga see on juba ka algus. Tegelikult ongi, et loodusteadustes üldiselt on nagu siuke, see on võib-olla mu enda poolt välja mõeldud siuke konstruktsioon ja tööde järjekord, et alguses on välitöö, siis on labori osa ja siis on see, mis sa nii-öelda nagu teed seal pärast kirjutada seda juttu nii-öelda kokku. Et sinu puhul jäi see nii-öelda välitöö osa ära. Et kas sa seda nagu, selles suhtes oleks võinud koos TTÜ-teadlastega kuskil jää peal, kas sa nagu tunned, et mingi nagu lünk ei puudu või et küsimuse eesmärk on see, et ma üritan välja selgitada, et palju sinus loodusteadlast on. Kas sa igatsed välitööd? Näiteks loodusteadlastes geneetikuks sobiks sa praeguse töö põhjal väga hästi, aga kui on tunne, et see välitöö osa puudu jäi, siis tegelikult seal väljas jää peal turnida, ma olen seda aastaid ise teinud, see on fantastiline kogemus, kõige lõbusam osa üldse tööst tegelikult. Kas sa nagu igatsed? Mõtled, et pagan, et oleks võinud tegelikult väljas ka saada natukene nende materjali ise oma kätega välja sikutada sealt ja vaadata, mis toimub. Kindlasti oleks olnud täiskogemus, aga mul oli selline lugu, et kui ma oleks läinud sinna jää peale ukerdama, siis ma poleks õigeaegselt seda uurimistööd valmis saanud. Meil oli kindlad kuupäevad, kus meil pidi olema need asjad tehtud, need olid kooli poolt antud ja kui sa ei tee ära, siis sa ei saa teatud punkte ja nii edasi. Ja need andmed, ja need pildid ja värvid, mis meil praegu olid, need olid välja sealt võetud siis, kui ma olin 1 ja 5 aastane, seega kindlasti oleks võinud minna. Need varvid, ma võin sulle öelda, et need varvid tegelikult seal on olemas praegu ka veel, et midagi on ja, ma käisin vaatamas. Tiio Eliksaar näitas. Kas põhimõtteliselt, kas sa oled nagu neid järvesid, piirkondi hilisemalt ka juba külastanud? Turistina? Ma olen ühte järve, ma olen varasemalt enne seda uurimistööd kohanud, aga mõtlesin selle suvel need järved uuesti läbi käia. Kuna mul endal autolube ei ole, siis ma sõltun oma vanematest või siis bussitranspordist. Nii et siiani olen ainult 1 järve juures käinud, aga plaanis on ka kõik neli õigemini läbi käia. Sul oli vist Rõuge Suurjärv ja Verijärv olid need 2, kus sa nagu ise kõige rohkem oma panustasid enne. Ma eeldan, et üks on Rõuge Suurjärv, kus käinud olen. Üks oli Rõuge Suurjärv ja teine oli Kasaritsa Verijärv. Jah. Nii on mul siin paberi peal kirjas, õigesti panin kirja. Mina tahtsin küsida seda, et enne kui sa seda uurimistööd tegema hakkasid, et kui palju sa üldse sellest valdkonnast enne teadsid, et seda sa juba ütlesid, et varvi sa kuulnudki, aga need muud teemad, et kui palju sealt uut sinu jaoks oli? Geograafiatundides mille õpetaja oli varasemalt aastakihilistest setetest rääkinud, seega see ei olnud väga uus teema ja samuti kliimast olime väga palju arutanud ka geograafiatundidest ja üldse kodus ka. Nii et see väga uudne ei olnud. Küsikski kohe, et hakkas otsi kokku tõmbama, et sinu töö, kui lugeda enne, siis on seal nagu tulemuseks on see, et paganatega eriti nagu seda tulemust, mida loodeti, ei saadudki, aga see on tegelikult loodusteadustes on üldse tavaline praktika, nii et see nagu töö hindamisel ei olnud nagu mingi argument, et selle peale näiteks mingid miinuspunkte sulle anda. Et pahatihti ongi see, et tahad mingit asja tõestada, et suure töö ära ja lõpuks tulemuseks on see, et nagu ei tulnud päris nii, nagu lootsin. Et see on nagu klassika isegi mingis mõttes, et
et kui palju sind ennast see nagu nörritas või nagu, et noh, ei tulnud, näed, et tekitas see mingi tusatöö ka või nagu mõtlesid hea küll, et saab vähemalt äkki selle 97% või midagi, et rihiks siis selle peale, et tulemus tulemuseks või nii-öelda teaduslik tulemuseks teaduslikuks tulemuseks, aga et näed, et olgu siis pealegi koolile, aga palju see nagu just see nii-öelda väga vahva teadustulemuse mitte esinemine siin nagu, ma ei tea, nörritas. No ma olin küll natuke pettunud, et mingit mudelit ei saanud tuua, aga ma sain aru, et mõnikord ongi nii, et iga kord ei tule kõik asjad välja ja ka see tulemus on mingisugune tulemus ja vigadest tuleb õppida, teinekord tuleb täpsemalt teha, veel mingeid asju muuta, äkki siis saab mingisuguse tulemuse. Aga väike pettumus ikka oli, et oleks tahtnud. Siin mõned spetsialistid siis, kui nagu tulemus ei taha tulla, siis hakatakse andmetega manipuleerima, mis tulemus tuleb. Aga see tuleb nii-öelda kusagilt mingi hetk ikkagi välja, et ütleme nii, jah, et tõesti teaduses, eriti loodusteaduses ongi see, et ka tulemuste puudumine on tulemus ja see on nagu, see on ühesõnaga, keegi peab alati selle töö ära tegema, ära katsetama mingid asjad, isegi kui need välja ei tule ja seda jäetakse nagu teaduslik meelde ja see nagu panustab sinna teadusarengule ikkagi kaasa. Et selles mõttes jah, võtame seda praegust tunnustust, natukene püüame sellega nii-öelda lohutada seda, et siis piltlikult püüame lohutada, et need tulemust ei tulnud, aga sellegi poolest väga hea töö, et super asi. Oleks jah Hardi ka siin, kes on meil ka siin suur nii-öelda andmete töötleja, siis ta kindlasti oleks ka tundnud seda isiklikku valu, suutnud sinuga jagada. Aga ma arvan, et jah, sinuga oli väga tore rääkida ja kunagi nii-öelda eetriväliselt lepime siis kokku, kuidas me selle preemia sinuni saame toimetatud ja seniks pea vastu edu eksamitel, loodetavasti saavad need eksamid tehtud ja ma loodan, et sa saad ülikoolis sinna, kuhu sa tahad saada. Suured tänud heade soovitajast ja püsige terved teiega. Tšau! Head aega!